Apteekides on tekkinud lisaks puukentsefaliidi, koroonaviiruse ja gripi vastu vaktsineerimisele võimalus veel üheks vaktsiiniks, teetanuse ja difteeria vastu. Iseenesest on ju tore võimalus, et niikuinii pärast tööd käid õhtul toidupoest läbi ja ühtlasi hüppad apteegist läbi ja lased vaktsiini ära teha. Aga selleks peab kindlasti panema endale eelnevalt ka internetis aja kinni. Meie lähme proovime selle vaktsineerimise siin apteegis nüüd ise järgi. Me alustasime aprilli keskel ja päris populaarne. Meil on ka täna siin, kus me apteegis oleme, siin selles apteegis õhtul on ajad kõik hõivatud ja inimesed on selle info üles leidnud, sest tegelikult tegemist ei ole uue vaktsiiniga, vaid vaktsiiniga, mille vastu on saanud vaktsineerida juba ammu. Ma arvan, et enamus inimesi on vaktsineeritud lapsena, aga see vaktsineerimine eeldab siis, et iga 10 aasta tagant revaktsineeritakse. Mis haigustega on üldse tegu, et nende vastu vaktsineerima peab? Teetanuse puhul on tegemist siis raske haigusega, bakteriaalse nakkusega, mis levib siis reeglina mullast. Seda kõige klassikalisemalt võib siis astuda endale jalga raudnaela või midagi sellist. Ja tegemist on ka nii-öelda kangestuskramptõvega, kus tegelikult tekivad siis inimesel krambid ja sagedam algab ta siis mälumislihaste krampidest, kandub edasi teistele kehaosadele ja tegelikult võib lämbumissurm olla. Ja difteeria ja teetanuse puhul on tegemist siis piisknäkkusega leviva haigusega, mis tähendab, et seda levib inimeselt inimesele, hästi nakkab. Tegemist on haigusega, mis algab siis tegelikult mandlipõletikuga, neelupõletikuga ja võib tekkida siis ka lämbumine. Et ohtlik on ta eeskätt lastele ja inimestele, kes on vanem kui 40. Nagu juba mainitud, saab apteekides vaktsineerida lisaks teetanuse ja difteeria vastu ka puukentsefaliidi, koroonaviiruse ja gripi vastu. Kas inimesed on leidnud oma tee apteeki vaktsineerima? Võib küll nii öelda, sest me tegelikult alustasime gripivaktsiiniga aastal 2018, nii et see tegelikult on päris pikk protsess olnud ja me nüüd vaktsineerime regulaarselt, me ei tee seda enam projektipõhiselt, et iga aasta kõik vaktsiinid sõltuvad siis vaktsineerimise graafikutest. Probleemiks ei ole ka see, kui täiskasvanu pole kunagi varem kõnealust vaktsiini saanudki. Sel juhul tehakse 6 ajase vahega 2 süsti ning 3 alles 10 aasta möödudes. Kui aga rääkida laiemalt vaktsineeritusest ja seda erinevate haiguste vastu, siis Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Irina Filippova toob välja, et numbrid on pigem muret tekitavad. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab 95% vaktsineeritusega hõlmatust. Viimase 10 aasta jooksul on hõlmatus immuniseerimisega langenud kuni lubamatu piirini. Näiteks eelmisel aastal 31. detsembri seisuga moodustas hõlmatus immuniseerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomieliidi, hemofiilnakkuse vastu ja B-viirushepatiidi vastu vaid 85%. Hõlmatus revaktsineerimistega oli veelgi vähem. Filippova toob aga siiski välja, kui oluline on see, et raskete haiguste vastu, millele on toimiv vaktsiin olemas, oleksid inimesed ka päriselt vaktsineeritud. Viimane punetiste juht oli Eestis 2013. aastal, viimane difteeria juht 2001. aastal ja viimane poliomieliidi juht 1961. aastal. Kuid see tähendab seda, et need haigused on maailmast üldse kadunud. Eelmisel aastal oli Euroopas 104 000 leetrite haigusjuhtu ja 24 surmajuhtu.